Tere õhtust! Mul on väga hea meel, et LHV-l on selja taga järjekordne teguderohke ja sündmusterohke kvartal. Ja veel rohkem on hea meel selle üle, et see sündmusterohkus kajastub tulemustes ka. Nii et kvartali võib igatpidi korda läinuks lugeda. Võib-olla üks suuremaid asju, mis seda kvartalit iseloomustab, on see, et LHV Pank nimetati Euromoney poolt Eesti kõige paremaks pangaks. Ja ühelt poolt on see kindlasti tunnustus LHV-s töötavatele inimestele, aga ka teiselt poolt on see tunnustus ka nendele teenustele, mida me üritame pidevalt parandada ja luua. Et võib-olla isegi sealt alustades siis kvartali jooksul tulime turule Noortepangaga ja Noortepangas sisuliselt on kaart, õppelaen ja mikroinvesteerimine. Ja me täna tunneme, et LHV selline nooruslik kuvand ja innovaatilisus on küll alati nooremat seltskonda kõnetanud ka, aga me tegelikult otse nendega väga rääkinud ei ole, et Noortepank selle tühimiku loodetavasti täidab ära ja ausalt öeldes algus on olnud kaunis hea, et neid uusi kliendilepinguid ja sealhulgas investeerimislepinguid on kvartali jooksul üksjagu tulnud. Noortepanga all on mikroinvesteerimine, aga tegelikult ma olen selle siin täiesti eraldi välja toonud, kuivõrd mikroinvesteerimine ei ole ilmtingimata ainult selle Noortepanga tooteportfelli osa, vaid tegelikult võivad seda kasutada kõik. Ja ma ausalt öeldes siin kasutaks isegi võimalust ja sekundi peatuks, et millega tegemist on. Et taustaks nii palju, et kui vaadata üldse Eesti selliste aktiivsete investorite baasi, siis LHV börsiettevõtetel on umbes 20 000 aktsionäri. Ja kui vaadata sealt unikaalseid aktsionäre, siis jääb järgi umbes 10 000. Mõned investeerivad puhtalt välismaal ka, aga ütleme, et see unikaalsete investorite baas sealt 10 000 väga palju suurem ei ole. See on paar protsenti kõikidest Eesti leibkondadest, samal ajal kui Ameerikas investeeritakse otse turule umbes 50% juhtudel leibkondadest. Siin ei ole kummagil juhul arvestatud siis nii-öelda pensionifondide investeeringutega. Ehk mida ta näitab on see, et eestlase sellise finantskirjaoskusega natukene tuleb tööd teha veel ja meil on tunne, et see mikroinvesteerimine on väga õige ja hea samm selles suunas. Selle toote sisu on see, et kui te kaardiga maksate, siis kaardimaksete puhul kõik need summad ümardatakse täisarvuni või täiseuroni ja see vahe siis sisuliselt investeeritakse automaatselt mingisugusesse börsil kaubeldavasse fondi. Ja miks ta hea on? Ta on hea sellepärast, et ta kummutab kõik need müüdid, et investeerimine on kallis, nõuab palju aega või nõuab palju kapitali. Et tegelikult lihtsalt kaardiga makstes tehakse need investeeringud automaatselt ära ja sisuliselt mingisugust ajakulu või väga suurt teadmiste mahtu sealt ei lisandu. Siin ei ole mõtet tekitada müüti, et klient või LHV selle abil kuidagi nagu väga jõukaks saaks, kuna summad on väiksed. Küll aga mis ta teeb on see, et ta väikeste summade kaudu aitab tekitada harjumust. Ja nii nagu meil on tekkinud harjumus tervislikult toituda sportlike eluviiside ja kõige muuga, siis tegelikult see tekitab harjumust investeerimismaailma seal toimetulekuks. Ehk tegelikult, kui sellele järgnevad teadlikud investeerimise otsused, siis me tunneme, et me oleme oma töö ära teinud. Ja siin see algus on ka olnud suhteliselt hea, et neid lepinguid on sõlmitud palju ja ma loodan, et te teete suure teene oma võib-olla ise endale või oma noorematele tuttavatele sugulastele, kui te sellest tootest räägite. Alguseks väga suurepärane toode. Teise suure teemana ma mainiksin ära e-tuvastuse, et LHV on küll olnud üks väheseid, et mitte öelda ainuke pank, kes videotuvastust juba kliendiks saamisel protsessis pakkus. Sisuliselt ei tulnud kliendil meie juurde füüsiliselt ennast tuvastama tulla, aga me oleme selle teinud veelgi mugavamaks, et e-tuvastus sisuliselt ID-kaardi abil küll teatava limiidini hiljem neid kandeid saab teha, aga tegelikult kliendiks saada on võimalik sisuliselt kodust lahkumata diivanilt püsti tõusmata. Et täiesti selline
kliendi mugavustoode. Parandasime kvartali jooksul oma sularaha kättesaadavust, et LHV kaardiga täna saab raha võtta nüüd Olerexi automaatidest või tanklatest ja siis Kuubi poest. Nüüd täiesti traditsiooniline plokk on see, et kvartalist kvartalisse see kordub. Meil on ärimahtude rekordid nii klientide arvu mõttes, laenude mõttes, hoiuste mõttes küll, mis puudutab nii-öelda tavapäraseid hoiuseid, et finantsvahendajate hoiused kõiguvad natukene rohkem, fondide mõttes ja siis samamoodi ka hallatavad varad, kaardimaksed. Ühesõnaga kvartalist kvartalisse me kasvada suudame ja pangal näiteks lisandus siin rohkem kui 7000 klienti ühe kvartali jooksul, 9 kuuga on neid tulnud ligi 20 000, et me ise oleme suhteliselt rahul. LHV Panka lisandus uus juhatuse liige, kes siis katab ära jaepanganduse poole ja võib-olla mis veel välja tooks on siis leping hoiuse platvormiga Reisin, ehk me tegelikult deposiite kaasame juba ka teistelt turgudelt peale Eesti. Küll esialgu pigem väikses ulatuses, aga selline prooviperiood on edukalt lõppenud ja aja jooksul need summad vast kasvavad. Võlakirjaprogrammi osas siis me avalikustasime varem juba teate, et me oleme 45 miljonilised võlakirjaprogrammi heaks kiitnud ja me selle sees uusi võlakirju emiteerima hakkame. Me ühtlasi oleme öelnud, et me ühe emissiooni loodame teha juba käesoleval aastal ja sisuliselt need vahendid lähevad kas kapitalibaasi tugevdamisse või siis ka olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks. Aga uued emissioonid siis uute börsiteadetega, aga nagu ma ütlesin, siis üks nendest käesoleval aastal suure tõenäosusega juhtub. Ma eraldi peataks natukene strateegiale, et meil on iga augusti kuu on pikem arutelu strateegia osas. Seda küll täiendavad natukene põhjalikumad dokumendid ja eraldi tegevuskavad. Siin lihtsalt märksõnadena pealkirja tasemel, et mida me teha soovime, on see, et me kindlasti soovime oma kliendibaasi edasi kasvatada. LHV-l täna on 150 000 klienti, eraisikuid nendest on üle 100 000 ettevõtteid siis ülejäänud ja me näeme, et kui meie selline geograafiline haare ülejäänud Eesti suuremate linnade osas. Me siiani oleme keskendunud natuke Tallinna ja Tartu põhiselt, aga me soovime seda ülejäänud linnade peale natukene laiendada. Et siis me kliendibaasi kasvu ootame sarnastes numbrites, kui ta siiani on olnud lähiaastatel samamoodi. Ja mis ta veel tähendab, on see, et me oleme viimase paari aasta jooksul oma kodulaenu portfelli kasvatanud suhteliselt hoogsalt, tehes seda siiski mõistlike riskitasemete juures lihtsalt. Meil on tunne, et selle järgi nõudlust on olemas, kui sa lihtsalt pakud paremat või kiiremat teenust ja suudad natukene kliendiga kaasa ka mõelda. Et me 2 aastat tagasi hakkasime kodulaenu väljastama, see portfell on kasvanud suhteliselt edukalt ja täna me oleme sisuliselt valmis kodulaenuga ka teisi linnu vaatama. Nüüd klientide aktiivsuse suurendamine, et ühtepidi on uute klientide üle väga hea meel, aga tegelikult ootaks, et LHV muutuks neile ikkagi number 1 valikuks. See tähendab, et nad toovad oma palga siia, hakkaksid arveldama meie juures ja muid teenuseid siis samamoodi. Ausalt öeldes need näitajad kasvavad praegu väga heas tempos, aga ruumi siin selle aktiivsuse parandamise osas kindlasti veel on. Nüüd, mis ettevõtteid puudutab, siis tundub vähe ambitsioonikas, et öelda, et me üritame jätkata samamoodi, aga vaadates, et me kasvame ettevõtete laenuportfelli osas suhteliselt arvestatavalt, siis nii väike ambitsioon ei olegi. Ehk täna meil on ettevõtete poole peal on olemas kõik tooted, meil on seal olemas laenud, faktooringud ja kõik muu vajalik veel. Me jätkame selle sama tooteportfelliga, aga sooviks siis saada uusi kliente ja laenuportfelli kasvuga seal edasi tegeleda.
Finantsvahendajate ärisuund on siis eelkõige nii-öelda Londonist juhitud, Londoni põhine. Me peame seal natukene tooteid juurde looma, aga laias laastus on seal samamoodi, et tahaks uusi kliente. Tänaseks meil on umbes 50 klienti seal olemas ja lihtsalt siis taustainfoks, et need 50 klienti ise teenindavad siis ligikaudu 10 miljonit lõppklienti. Ehk et seal me ei ole selline Eesti universaalpanga mudeliga, vaid siis teenindame nii-öelda finantsvahendajaid, kellel omakorda on lõppkliendid. Ja pensionifondides parima tootluse saavutamine, et ilmselt pensionidebatt ajakirjandusest loete praegu suhteliselt palju näete. Mis on hea, on see, et uus eeldatav seadus kaotab ära pensionifondidest kõik võimalikud investeerimispiirangud, mis natukene on siiamaani takistanud võib-olla börsiväliseid investeeringuid suuremas mahus ja Eestist väljaspool teha. Et eelmiste piirangute lõdvendamisega, kui te mäletate, siis LHV suutis 2 aastaga teha 170 miljoni euro eest investeerimise otsuseid Eestisse. Nüüd tuleb siis järgmine ring piirangute leevendamist ja täna me juba tegutseme selle nimel, et sellist erakapitali investeeringuid leida väljaspoolt Eestit samamoodi. Ja no mis seal salata, seal need tootluse ootused on kindlasti teisel tasemel kui pensionifondide võib-olla senine keskmine tootlus. Need on meie strateegilised nurgakivid. Nagu ma ütlesin, siis kõigil on konkreetne tegevusplaan ja ajakava, aga laias laastus me usume, et selles raamistikus me liikuda suudame. Et teatavasti meil on avaldatud ka 5-aastane finantsprognoos ja üldiselt see katab siis seda poolt numbriliselt. Nüüd tulles konkreetselt kvartali tulemuste juurde, siis kui vaadata siin ülevalt intressitulu, siis iseenesest suurim number oli siin 2 kvartalit tagasi, aga see oli tänu Moki liisingasele. Kuivõrd me selle müüsime, siis raamatupidamislikult intressitulud langevad, aga tegelikult kõigis teistes valdkondades nad ikkagi kasvavad. Krediidiportfell meil suureneb, intressitulud kasvavad. Nüüd teenustasutulud on väga heal tasemel, aga samamoodi kvartaliga on langenud. Siin on põhjus eelmise kvartali institutsionaalse panganduse tulu. Me tegeleme ka nii-öelda tehingud nõustamistega, aga need tulud on siis hästi volatiilsed, et mõni kuu rohkem, teistel kordadel jälle vähem. Kui see kõik kokku panna, siis tegelikult me kasumi number oli väga hea, aga siin jälle need institutsionaalse panganduse tulud ja natukene Moki liisingase tulusid on ka sees. Meil oli see kvartal natukene suurem laenude allahindlus. Sisuliselt meil on krediidiportfell on väga tugev. Me laenude allahindluse puhul räägime peaasjalikult eelkõige täna ühest kliendist, kui me räägime nii-öelda spetsiifilisest ehk konkreetse kliendi allahindlusest. Ja me oleme aasta jooksul teinud sinna rohkem kui üle 3 miljoni euro allahindlusi. Me arvame, et me oleme pigem nende allahindluste nii-öelda lõpu lähedal ja täna ühtegi nagu suuremat probleemi ei paista, nii et me peame oma krediidiportfelli sellest ühest kliendist hoolimata tegelikult täna väga tugevaks. Ärimahtude osas sai räägitud juba, et laenud rekordtasemel, fondide maht rekordtasemel ja hoiust on siin mõjutanud üks maksevahendaja. Kui see ära võtta, siis kasvavad samamoodi ilusasti. Kui prognoosiga võrdlust vaadata, siis hoiused on ees, eelkõige nende samade finantsvahendajate tõttu. Laenud vastavad plaanile, natukene on ees, fondid vastavad plaanile ja grammi võrra on maas, aga üldiselt mahtude kasv on suhteliselt ilus. Ja tuludega me oleme ees, kuludega sisuliselt vastavalt plaanile ja mis on eelarvest ees, on siis see sama allahindluste pool. Aga see 1 miljon eurot väga suur number ei ole, arvestades, et meil on veel 3 kuud minna, et vaatame, mis tast aasta lõpuks saab, aga kokkuvõttes ikkagi 3 kvartaliga me oma kasumiga oleme täna finantsplaanist 1 miljoni euro võrra ees.
kulu-tulu suhtarved, ROA-näitajad, kõik on enam-vähem vastavalt plaanile või edestavad neid plaane ja täna sellist maksudeelset natukene üle 20% omakapitali tootlust, mis on ka meie eesmärk. Me oleme suutnud näidata, nii et sellega oleme samamoodi rahul. Aga aitäh, praegu ma annaks üle sõna Erkile, kes räägib natukene lähemalt pangast. Tere! Eks need panganumbrid paistavad väga palju juba grupi tulemustest ka välja, aga lähemalt mõnest asjast siis oli tõepoolest väga hea kvartal klientide aktiivsuse mõttes. Juurde tuli meile üle 7300 kliendi. See on parim tulemus viimase 7 kvartali jooksul, et meil on 2016 olnud ka paaris kvartalis väga palju kliente, aga viimase pooleteist aasta jooksul sellist uute klientide tempot meil ei ole olnud. Ja jõudsime siis 150 000 kliendini, 3/4 nendest eraisikud ja veerand ettevõtted, üle 100 000 inimese, kes LHV-s kontot omavad, täna on juba päris hea tulemus. Nüüd, kui hoiuseid vaadata, siis hoiused kasvasid meil kokku 97 miljonit eurot kvartaliga ja hea on just see, et see kasv jaotus võrdselt nii tavaklientide vahel kui ka finantsvahendajate vahel. Tavaklientidelt tuli 56 miljonit eurot ja finantsvahendajatelt siis 41 miljonit eurot. Et see langus, mis meil siin teises kvartalis oli meil finantsvahendajate hoiuste jäägi vähenemine, nii et kokkuvõttes, kui sellist pikemat trendi vaadata, siis tavaklientide hoiused on meil päris tugevalt kvartalisse kasvanud. Ja nagu Madis ütles, siis me alustasime koostööd ka Euroopas tegutseva hoiuste kaasamise platvormi Raisin. Me oleme nende kaudu kaasanud täna 10 miljoni euro eest hoiuseid. Me otsimegi sellise eesmärgi, et proovime seda esimest 10 miljonit, kuidas see töötab, et meil oleks edaspidiseks üks võimalus hoiuste kaasamiseks veel olemas. Et me täna seda summat väga palju ei suurenda, oleme oma intressi ka alla toonud, et hoida seda koostööd hästi töötavana, siis me oleme seal platvormil endiselt edasi, aga see ei ole nüüd uus kanal, kust me hoiuseid peaksime kaasama hakkama täna väga suures ulatuses. Siis laenude osas, laenud kvartali jooksul kasvasid 35 miljonit ja sellest ettevõtete laenud 15 miljonit, 20 miljonit eraklientide laenud, jaelaenud ja kõige suurem osa 20 miljonist tuli siis, nagu juba siin peaaegu 2 aastat on tulnud kodulaenust, et kodulaen on siis meil selline jätkuv laenuportfelli kasvatamise toode jaepanganduse puhul. Uutest toodetest päris palju asju sai valmis turule toodud, nagu Madis ütles, siis Noortepank, selle sees õppelaen, uued kaardid, mikroinvesteerimine, aga valmis said ka väikemakse, kus saab siis kuni 30 euroseid makseid teha ilma PIN-2-ta, sularaha väljavõtmine, poodidest e-tuvastus ja ma ütleks veel siia juurde, et me oleme alustanud ka ühe täiendava protsessiga, mis puudutab LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali. Nimelt täpselt ei ole siis teada, millisel kujul veel järgmise aasta kevadel Brexit toimub, aga me oleme ennast valmistanud ka selliseks üsna raskeks Brexitiks, kus ühel hetkel enam ei kehti Euroopa Liidust pärit pankade filiaalide load Ühendkuningriigis ja selle vastu me oleme siis alustanud filiaali loomisega, kui kolmandast riigist pärit pank looks filiaali Ühendkuningriigis. Et see protsess on meil ka alustatud ja nii Eesti Finantsinspektsioonis kui ka Ühendkuningriigi järelevalve juures siis alustatud. Numbritest väga paljud need graafikud paistavad samasugused välja kui grupi puhul, aga ma ütleksin üle, et võrreldes eelmise kvartaliga siin on nüüd näha, kus panga intressitulud on jätkuvalt kvartalist kvartalisse suurenenud, ka eelmine kvartal oli meil uus rekord. Teenustasu tulu
selles kvartalis jagunes 2 rea peale, võib niimoodi kokku võtta, et kui kvartal tagasi oli meil päris korralik teenustasu tulu institutsionaalse panganduse poole pealt, siis see jätkus ka sellel kvartalil ja see suurusjärk, kui 2 seda juurde kokku võtta, on enam-vähem siin teenustasu tulude mõttes ka kvartaliga võrreldav. Kulud jäid enam-vähem samale tasemele kui kvartal tagasi ja nii nagu Madis ütles, siis me jätkasime 3. kvartalis ka sellele ühele kliendile laenuprovisjoni tegemisega, nii et üldiselt võib öelda, et laenuportfelliga on kõik hästi, välja arvatud siis üks sama suurem laenuklient, kellel me oleme nüüd päris arvestatavas koguses juba laenude allahindlusi teinud. Ja kvartal lõppes 4,4 miljoni eurose kasumiga panga puhul. Nüüd võrreldes finantsplaaniga, mis me kevadel avalikustasime ja uuendatud finantsplaaniga selleks aastaks, ärimahtude mõttes hoiustes me oleme küll ees 277 miljoniga, aga me täna näeme, et me ei pea vajalikuks selle eesmärgi või plaani muutmist, sellepärast, et see trend, mis on olnud siin paari suurima finantsvahendaja puhul, kus nad kasutavad teiste pankade teenuseid raha hoiustamiseks ka, on jätkunud ja ma arvan, et 4. kvartalis me võime siin näha samamoodi selle finantsvahendajate hoiuste summa vähenemist, mis siis peaks meid finantsplaani numbrile aasta lõpuks lähemale viima. Laenude osas laenunõudlus täna on jätkuvalt väga hea, tugev nii ettevõtete poole peal kui ka jaeklientide poole peal, et siin on ka plaanist natukene ees ja 4. kvartali osas ka üsna hea tunne praegu. Kui tulusid vaadata, siis intressituludega oleme graafikus, teenustuse tulud on ees tänu suurematele institutsionaalse panganduse teenustasudele, mida meil on viimased 2 kvartalit olnud võimalik teenida, kuludega täpselt eelarves ja selle ühe kliendi täiendava allahindluse tõttu oleme siis praegu laenuprovisjoniga, laenude allahindlusega finantsplaanist natuke maas. Aga kui kõik kokku võtta, siis umbes 600 000 eurot selline pluss 3 kvartaliga on tekkinud. Ja ma tooksin ka siin välja 2 numbrit, mis neid suhtarve puudutavad. Esiteks siis kulu-tulu suhtarv. Oleme samamoodi plaanist 2,5% punkti eespool, mis on tegelikult päris suur number ja teiseks siis kapitaliseeritus on meil ka oluliselt parem, kui me finantsplaanis ette nägime. Et kokkuvõttes meil on hoiuseid, finantsi, mida välja laenata ja teiseks meil on siis ka korralik kapitaliseeritus, mis tähendab seda, et saame neid laene välja laenata ja kapitali selleks allokeerida. Nii, aga nüüd ma annan Mihklile edasi sõna. Aitäh, Erki. Madis mainis seda pensioni debatti, et üks selline tähtis komponent selle debati juures on kindlasti tootlused, et teeks enda poolt numbrite osas sellise natuke annaks perspektiivi, võib-olla kõige värskematest numbritest enne siia alla tulekut vaatasin selle aasta numbreid, viimase 10 aasta numbreid. Ja selles mõttes on nüüd oktoobri esimese poolega olukord turgudel halvemaks läinud, et turud on päris korralikus miinuses, kuskil 6% see kuu. Ja ma üritan paar numbrit, mis panevad kuidagi meie fondide tootlusi perspektiivi ette lugeda, et ma loodan, et suudate jälgida. Et üldiselt, kui ma aktsiaturgusid vaatasin, siis vaatasin nii-öelda kohalikes valuutades tootlusi, et kursside kõikumisest tulenev mõju kõrvale jätta. Nagu siin ka kirjas on, siis tegelikult hästi positiivsed turud on sel aastal olnud USA-s paar sektorit, näiteks eeskätt tehnoloogia, ala sellised Amazoni tüüpi firmad. Et tänu nendele on aktsiaturud sel aastal
siis miinus 2%. Ilma USA-ta on aktsiaturud sel aastal miinus 8%. Euroopa on miinus 8%. Arenevad turud, piiriturud on rohkem kui 10% miinuses. See on nagu see aasta. LHV suurimad fondid L, XL, kui me vaatame praegu pensionikeskuse kõige värskemat seisu, on natuke üle 1% plussis. Meie M-fond, mis investeerib stabiilsematesse kõrgema tootlusega võlakirjadesse rohkem, on 1,4% plussis. Et võrreldes nagu aktsiaturgudega on nagu päris suured käärid meie fondide kasuks. See on see aasta. 10 aastat jällegi tänase seisuga nagu viimased 120 kuud. Meie suurim fond L, keskmine tootlus aastas on 6%. XL, mis on agressiivsem, keskmine tootlus aastas 6,6%. M, mis on gramm konservatiivsem, suuruselt kolmas fond meil, on 5,7% keskmine aastane tootlus siis 10 aasta jooksul. Meie see L-fond, kõige suurem konkurentsitult nii-öelda meie lipulaev, on üle inflatsiooni pakkunud 2,8% keskmiselt aastas alates teise samba süsteemi loomisest. Ehk selgelt me oleme klientidele raha kasvatanud. Kindlasti leiab perioode, kui tahta kritiseerida, siis kindlasti nagu võimalik tootlusi kritiseerida. Ma ei ütle, et me peaks olema väga rahul pensionifondide tootlustega. See on nagu rahaga ikka, alati võiks olla rohkem ja paremini. Ja võib-olla meie 10 aasta tulemuste kõrvale või taustaks veel ka aktsiaturgude siis numbrid, et ilma USA-ta on aktsiaturud keskmiselt, nende tootlus on olnud 5,5% siis viimasel 10 aastal. Mainisin ära, et meie suurim fond 6%, XL 6,6%. Ja nüüd, kui me USA juurde paneme, siis jah, aktsiaturud siis tervikuna on 8,5% viimase 10 aasta jooksul. Aga me peame ka tõdema, et LHV teeb üldse nagu Eesti pensionifondid ei saa ka täielikult aktsiaturgudele investeerida, eks ju. Et selles valguses ma ei saaks olla nagu nii kriitiline pensionifondide, vähemalt LHV fondide tulemuste osas, kui võib-olla mõni ajaleht artikli pealkirjaks paneb. Natuke teiste teemade juurde tulla. Rohkem LHV varahalduse enda majandustulemuste juurde. Siis klientide arv on meil suhteliselt stabiilne olnud sisuliselt alates Danske fondivalitseja ühendamisest meiega. Et mõnes mõttes me oleme piisavalt suur, et me küll müüme pidevalt, leiame uusi kliente, aga samas ka konkurendid tegelevad müügiga ja võtavad meilt kliente ära. Ja see on nagu viimasel 2 aastal on selline suhteliselt astume 2 sammu edasi ja liigume 2 sammu vastutuulega tagasi. Et aasta algusest oleme paarisaja kliendiga plussis. Konkreetselt 3. kvartalis olime siis 300 kliendiga miinuses. Numbrite osas, et Erki Kilu ütles, et panga omad siin ütlevad juba ära, või grupi omad ütlevad ära, mis pangas toimus. Et on tõsi, et varahalduse omad on olnud paremini, võib-olla kergemini prognoositavad ja sellist kõikumist grupi tulemustesse lisavad vähem kui panga omad. Et hetkel on meil fondide mahud natuke plaanist maas. Finantsplaanini jõuame.
et kui lihtsalt kvartaleid võrdleme, siis fondides on selline orgaaniline kasv, kergelt olid ka tootlused plussis, ehk siis fondide maht suurenes, tänu sellele suurenesid ka tulud. Kulude pool ja kas laias laastus kasumi osa oli sisuliselt sama, mis kvartal varem. Ehk selles mõttes midagi nagu kolmas kvartal versus teine kvartal, midagi väga põnevat numbrites ei ole. Aga finantsplaaniga võrreldes siis me fondide mahud on kergelt väiksemad, see on eeskätt selle aasta nagu tootluse sisendi tõttu. See tähendab ka seda, et meie nii-öelda tulud, mis on otseses seoses fondide mahtudega, on kergelt maas ja tõenäoliselt on see trend jätkub ka 4. kvartalis. Et kas või siin oktoobris alustasin sellega, et turud on kõvasti kukkunud, ka meie fondide, suurima fondi osaku väärtus on näiteks 0,5% oktoobris langenud. Üritame seda olukorda parandada sellega, et olla kulude juhtimisel parem ja säästlikum, et suurim erinevus finantsplaanist ongi just kulude poole pealt ja positiivses mõttes, et seda tahaks jätkata ka 4. kvartalis. Mainisin seda klientide liikumist, et see on kindlasti selline positiivsem trend siin viimasel poolel aastal, et see sisuliselt, kui kliente liigub turul vähem, ehk ka meie jaoks nagu on see vastutuul nõrgem, eks ta siis nagu aitab kulusid vähendada, mitte ainult võib-olla LHV jaoks, aga ka tervele sellisele fonditurule ja sektorile laiemalt. Võib-olla lõpetades veel selle investeerimise poolega, et me oleme päris pikalt rääkinud, et oleme fondidega üritanud vältida aktsiaturgude sellist suuremat riski ja see on meid kõvasti eristanud konkurentidest. Sel aastal, ka siin oktoobris, on näha, et see strateegia on olnud hea valik, õigustanud ennast, aga ma siinkohal nagu rõhutaks üle, et see kindlasti ei jää igaveseks nii, et pigem kui tekib selline odavalt ostmise võimalus, siis me fondijuhid kindlasti seda tahavad ka kasutada. Et mitte tahtes finantsturgudele ja teistele investoritele halba, aga mõnes mõttes meile väga sobib, kui hinnad veel börsidel tuleks kõvasti alla, oleks veri tänavatel ja pensionifondid saaksid soodsalt teha uusi investeeringuid ka avalikele turgudele, nii nagu me seda tegime kõige võib-olla selgemalt 2009 alguses, kus oli nagu üsna suur valu, aga samas oli nagu väga hea võimalus siis odavalt osta. Aga ma annaks uuesti Madisele. Et jah, ma siin väga ei peatugi, et aktsiagraafikut saate ise vaadata, aga ausalt öeldes tegelikult meie poolt on kõik, et ma hea meelega võtaks Mihkliga küsimusi, et kui teil on. Nagu ikka, siis me tavapäraselt jääme sinna kohvilaua äärde ka veel vestlema, aga jaa. Kuidas on teie plaani ja tegemise mõjutanud see Danske rahapesu temaatika? Meie plaane ta ei ole mõjutanud eriti, et ma võib-olla hakkaks üldse ringiga, et kes tähele pani, siis Baseli nii-öelda rahapesu vastasuse indeks, kus Eesti asetses teisel kohal, näitas päris ilmekalt, et tegemist on pigem ühe panga probleemiga Eestis olnud ja kõige suurem kukkuja seal indeksis oli Taani riik ehk seesama riik, kelle kus see päritolumaa on. Et loomulikult kõik pangad oma
kontrollimeetmeid ja asju ja muid tegevusi vaatavad praegu nagu hooga üle põhimõtteliselt igasuguse kriisi valguses, sellele keskendutakse rohkem, aga me tunneme, et me oleme asju valgusest peale teinud suhteliselt õigesti ja meil siin mingist nagu suurt tegevuskava muutus selle tõttu ei ole, et mis puudutab mitteresidente, siis kuna see suuresti see teema on nii-öelda offshore ettevõtete ja kõige sellega seotud olnud, siis Eestis on offshore'ide hoiuste osakaal langenud paari aastaga 10% alla 1 ehk 0,9-ni ja LHV-s see offshore'i osakaal pole kunagi nullist väga palju erinenud. Nii et meie plaane need teemad ei mõjuta. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh tulemast ja järgmise korrani.